Tead, ma olen täiesti sinuga nõus ja mulle endal mul kohe jooksis siin 2 lugu, et vaata, kuna mul on loodan loomadega ka, see on täpselt tegelikult praktiliselt sarnane, et natuke teistmoodi muidugi ütles mulle Nastik, kes tuli kui ma istusin jõe ääres kevadel ja ma mõtlesin, et ma esitasingi küsimus, et aga mis ma siis peaks tegema, et ma ei tahagi nii väga nähtav olla, aga tahaksin mu raamatud müüksid ja kõik, et siis tegelikult see on puhas kuld, nagu, kuidas see kirja on pandud, et kuidas inimeste elusid muudab, nagu, et kes on saanud hetkega nagu nädalaga isegi mul elu mingid raskemad otsused lahendatud sellega, et ongi enda käest küsinud ja julgusega läbi läinud, et inimesi on erinevaid. Aga mis see vastus on siis? Aga vastus on siis selline, et see on parim tee ongi, sest seda ütles mulle see Nastik ka, kes tuli must, ta oli 1,5 meetri kaugusel, tuli ikka kivi peale, tuli vaatas koos minuga jõge ja oligi seal kuskil 20 minutit ja vahepeal ta magas ja ta ütles mulle lihtsalt, et vaata Eve, sul on vaja olla nähtav, sa ei saa oma missiooni täita ja selleks on vaja lihtsalt nagu vette hüpata, hakka pihta. Ja siis ma olin, et okei, ma ei ole kindel, aga kas kohe või? Ta ütles, et ei, algul puhkame. Ja siis seal oligi niimoodi, et see tuli muud infot ka, et kui on vaja ka seda nahka kasvatada, siis tõesti kasvata see nahk endale korraks, aga ära siis külmaks päris muutu, et kui on vaja ka ajutiselt selline, ütleme, võlukeep omale peale tõmmata, okei, aga pärast siis, mida uska teeb ju ja maad ja kõik teevad ju, mida teavad maad, nad viskavad pärast selle vana naha maha. Et pärast on vaja sest ikkagi loobuda ka, et aga alguses on ju hea mõnus, kui on mingi sükene võlukeep on ümber, nagu miks mitte. Kui sa tee endale teistele haiget, aga pärast hakkad ikkagi endale ja oma lähedastele haiget tegemast, et sul on peal kaitse, sest et tegelikult ei ole ju vaja ennast kaitsta.